on siis hommik kätte jõudnud ja ööbisime täna keset viljapõlda, nagu ikka, kui viljapõost saate tegemine käib. Ja ennäe, keset viljapõldu naabrimees Priit. Tere, Priit! No tere! Tere tulemast, Lenno! Kuidas läheb? Mul läheb väga hästi. Päikseliselt see suv ja kuum on väga. Aga sina oled siis siia Kesk-Eestit siin kolinud. Muidu tema istub seal Tallinnas ministeeriumi majas. See on ju ministeeriumi ära. Aga näed, ikkagi inimene. Puhkus on minul alati maal, jah. Ja kuna meil on hommikusööks söömata, siis praegu siis Priit oma kodukohvikus siin Tapa lähistel on avanud siis sükse nagu kodukohviku. Ja siis hakkame siis tegema maitsvat teed ja mis siin kõik veel ikka Eestimaa, puhtast Eestimaa toorainetest, on ju? Ja ikka. Eesti nisujahu, Eesti rapsiõli ja nii edasi. Suurepärane. Iseteenindusega kohvik täna meil ehk külaline ise teeb taigna ja külaline ise küpsetab selle koogi valmis ka. Saad hakkama? No pole probleemi. Küll ma saan. Siis teeme siis pannkooki, eks on ju? Ja mis meil on siis, näed tõesti, rapsiõli. Eile me siis käisime rapsi võtmas kombainiga, nii et nägime selle rapsiseemne ka ilusti ära ja rapsiõli ikkagi, Eesti õli on ikkagi väga hea. Eesti nisujahu, täna läheme vilja võtma. Nisu küll täna ei võta, aga veel pole hooaeg, aga teeme ära. Ja munad, näed, Rimi poest siit samast Rimi kanalast on need munad toodud, seal on neid kanu hästi palju. Kuidas see käib üldse? Kõigepealt muna, teeme 2 muna. Kes on ikka pikama autojuht olnud, see oskab süüa teha vabalt. See ei ole mingi probleem. Kohe siuke nagu mõnus tunne on siin nagu siin olla või siuke süüa teha ja siuke nagu ongi maa lähedus, vaata see. Siuke nagu lahe. Valmis. Eestimaa toodang, Eestimaa pinnal, Eestimaa inimeste poolt. Nii et soovitan ka teile laupäeva hommikuti teha pannkooki, kui ärkate. Naturaalsel viisil, õues. Need viljavedajad, nendel on ka oma mured. Kas seda kaarti peab kasutama ja igasuguseid asju. Mis sinu kõrvu on jõudnud nende mured? Eks Meeriku teema on kohe esmane võib-olla tõesti on ja põllumajandusettevõte, kui ta seda sõidukit kasutab, on see siis hooajaline või igapäevaline kasutus, eriti vahet ei ole. Ta tohib siis 50 kilomeetri raadiuses, kuidas nüüd ütelda, pigem ta on vabastatud sellest reguleerimisalast. Sõidumeerikut kasutama ei pea. Aga on ju tõenäoliselt autojuht töölepingulises suhtes, et siis laieneb kohe ka töölepingu seadus, töö- ja puhkaja reeglid ehk nii nagu me kõik oleme töötajad, siis meil on õigus saada ka ette nähtud puhkust, ööpäevapuhkust, lõunad, jah. Et need peavad ikka olema nagu tagatud. Kaardiga sa saad teha 15-tunniseid tööpäevi. Jah. Siis kui sa võtad kaardi välja ja paned Audi peale, siis tegelikkuses saab teha ainult 13-tunniseid tööpäevi. Nad ütlevad selle kohta, et seda ju keegi ei kontrolli. Kontrollib ikka, et Tööinspektsioon on meie riigis järelevalveasutus
ja nii nagu ta kontrollib neid sõidumeeriku andmeid ja kasutust, nii ta tegelikult kontrollib ka siis seda sama suhtes reeglitest kinnipidamist. Kui ta nüüd võtab kaardi välja ja sõidab näiteks nädal aega ilma kaardita selle taluniku käsutuses ja nüüd ühtäkki ta läheb siis Euroopasse, paneb kaardi sisse, siis see aeg, kui ta nüüd oli seal taluniku käsutuses, mis sellest saab? No, see ei ole ju puhkus. Jah, et see siis on ka jälle kindlasti ära reguleeritud konkreetselt ja kohustus salvestada tööajana. Et ükskõik milline sõiduki liigutamine ärilistel eesmärkidel on tagantjärgi ikkagi tööaeg. Et ei olnud küll kohustus meerikut kasutada see hetk seal taluniku juures töötades, aga tööajana peab ta selle salvestama. Ehk siis ta peab kaardi sisestamisel kõik see nädal aega, mis ta seal vilja vedas, märkima ilusti niimoodi käsitsikannetega ära, et tal oli haamrid, voodi, haamrid, voodi, haamrid, voodi, haamrid, voodi, haamrid, voodi, voodi, voodi. Jah, et tulebki mängu see väga vajalik sõidumeeriku kasutusoskus. Selle X-iga Stouritsiga sul ei ole võimalik neid käsitsikanded niimoodi täpselt teha nagu vaja. Politsei ju ka näeb, et sa ju eile sõitsid, vedasid siin vilja. Täna peab su kinni näiteks ja sa vead näiteks mitte vilja, vaid mingit kaupa näiteks Võrust Tallinnasse. Ja tema vaatab, mida sa nagu eile tegid kaardi pealt. Ja kui sa oled sinna pannud puhkeaja, kaardi sisestamisel panigi okei, puhkeaeg läks kõik peale, no siis ta ju nägi, et kuule, sa ju eile sõitsid, tegid tööd. Sul peaks olema eilse päeva kohta vähemalt haamrimärk. Jah, et see on teadmatusest või mugavusest on ju tehtud voodi sinna. Tegelikult nii nagu kogu see reeglistik pärineb meil Euroopa Liidu poolt, on ju, siis sellisele lõpptulemusele on definitsioon pettus. Jah, aga olgem ausad, ega need inimesed, need autojuhid ei taha meelega pettu. Nad nii-öelda natuke susserdavad selle pärast, et kõik see on nii keeruline. Sõidumeerikute käsitsi kandada nii keeruline, see kõik tundub nagu absurdne, kõik on välja mõeldud nagu nii raskeks on teile lihtsa inimese elu tehtud. Et see on see, mis maainimesele ei jõua kohale, et miks ma pean niisugust keerulist sasipundart siin kogu aeg tegema, kui saaks lihtsalt ja õnnelikult tööd teha. Võib-olla see Kamassiga mees, ta ei suudagi tänapäeva veokit juhtida. Ja kui me räägime, siin maal täna oleme viljapõldude keskel, kevadel ma vaatasin, kuidas siis põllumajandusettevõte oma suurtehnikaga üles töötas seda maad ja vilja maha sai külvatud. See traktor oli kõike muud kui traktor. See oli satelliitühenduses kogu aeg, iga liigutustriip oli välja arvutatud, et ei tekiks kas siis vähe või üle külvamist. See on ulme. Tehnika on, midagi pole parata, meil peame lihtsalt oskama sellega toime tulema. Sõnum tänapäeva tuleb õppida, see rooli keeramine, täna võiks ju täiesti vabalt öelda, rooli keeramist täna ei ole. On kõik muu. Aga veoautojuhtidel rooliga tuleb veel keerata seni, kui seal mingid lahendused tulevad. Nii ta on. Mis veel viljavedajatel mured võiks olla või nõuanded? Ma ei tea, siin on läbi käinud võib-olla need kaaluprobleemid, ei teagi ju, kui palju sealt punkrist peale tuleb. Jälle tehnikasse investeering, et sõiduk ise suudab välja arvutada palju ma kaalun. Ja, kui sa ikka tee peal sõidad, siis tuleb olla seadustele, reeglitele vastav. Siis on stressi pole. Ja mis võib-olla veel kormohutuslikult ära mainida,
et meil peab olema koorem kaetud, et see ei tolmaks ega ei lendleks sealt midagi välja, sellega ei olegi tegelikult probleemi. Põllumajandusettevõtja teab väga hästi, et kui tolmav koorem tähendab seda, et osa koormast on kadunud, mis on nagu suht materiaalselt juba hinnatav teema. Et see vast äkki ei olegi nii suur probleem. Viljavedajatel elu ilus ja tööd jätkub ja eriti kui hooaeg tulemas. Ja... Nii et saab olema väga, väga tõsised tööpäevad. Ja. Nii viljavedajatel kui ka politseidel, kui logistikutel ja kõigil sellega seotud inimestel. No nii, oleme siis Väike-Maarjasse jõudnud ja siin on selline firma nagu Baltic Agro, üks suuremaid viljatöötajad Eestis. Ja sealt taamalt tuleb üks veoautojuht ja vaatame, kuidas tema siis oma odra koormaga siin tegutseb. Nii et märg oder tuleb parasjagu põllu pealt. Ei ole tuttav masin. Tervist! Tere! Mis siin toimub siis täna? Tõin märga vilja. Ja mis sellega nüüd siis saab? Kuidas see protsess? Peaks kuivatisse minema, aga kas ta läheb, seda saame kohe teada. Ja millest see sõltub? Kvaliteedist. Okei. Kohe võetakse proov ja siis saame teada. Proov. Lähme vaatame, kuidas see proovi võtmine siin käib. Nii. Kõigepealt paberid, dokumendid. See on siis saateleht sul, jah? Vilja saateleht. Tuuakse siia kontorisse. Kate on kenasti ilusti peal. Nagu ministeeriumi härra ütles, kate peab olema peal, sest tolmab. Täna on suur tuul väljas. Hakkad tulema ühest kohast. Pool koormat on läinud. Katet peal pole. Keda süüdistada? Laborant paneb see laparaadi käima, see võtab proovi ära ja siis ma ootan vastuse ära ja kui on korras, kallan maha. Oho, siukest asja ma pole läinud. See on nagu kraana. Kas laborandil peab olema mingi kraanajuhi paber ka või? Võt, ma ei tea, seda peab tema käest küsida. Nii, ja praegu ta vist pani siis selle otsa sisse ja erinevate kohtade pealt, jah? Jaa, ta võtab vist 3 või 4 koha pealt, ma täpselt tean. See on ka automatiseeritud nüüd. Tema vajutab seest mingit nuppu ja siis võtab ise? Ise hakkab siis võtma, jah. Nii, sealt siis see vili liigub mööda neid torujuhtmeid tuppa. Jaa. Nii. Aha. Peen süsteem paistab olevat. Mis masin see siis on praegu? See? Jah. Proovijagaja. Aha. Nii.
tuleb võtta see masin, viia sinna punkri alla ja kuiva vilja täis võtta. Ja see ülesanne usaldati, uskuge või mitte, aga mulle. Lähen vaatame, kas ma selle kõik hakkama saan. Ma ei ometi ju koolitaja. Kus ma siis hakkama saan? Pole probleem. Pole üldse probleem. Oi. Ma parem võtan sussid jalast ära. Muidu ma saan selle veoautojuhi käest kosepi, nii et on kohe. Täitsa pekkis. No tõesti nagu fantasta tunnen olla sinna. Luksusmasinasse tule. Nii, nüüd on kitsas. See aadija on, kas keegi meile annab märku ka, et mis hetkel me jääme seisma. Nii, mina vilja peale võtja siin uurin, kas natukene liigun tagasi poole või? Ja võid liikuda natuke tagasi. Jumal tänatud. Väga hea. Panen käima või? Pane käima, olen valmis. Et esialgu, kui oled selles ametis töös siin niimoodi äkitselt on ju esimest korda, siis oled ikka kimbatuses, ei tea täpselt, kuidas mida teha. Aga 2-3 korda ära teha, ma arvan, siis juba kõik on käpas, kõik on teada, kõik on sõbrad, kõik on tuttavad. Süsteem on teada. Tahaks pikka otsa sõita juba. Kuskile minna sellega, lihtsalt kruiisida, nautida seda veoautojuhi elu. Aga ma tean, et varsti on minek. Varsti me läheme pika reisi peale. Mis jama see on? VDO sõidumeerik. Need on VDO sõidumeerikud sellised, et näevad täpselt välja, samasugused välja nagu Stoneridge'i omad sahtlitega. Aga siin on selle koha peal on sõidumeeriku andmete allalaadimise luuk. Selle järgi näed kohe ära, et tegemist ei ole mitte Stoneridge'i mudeliga, vaid VDO mudeliga. Anna teada, kui palju. Väga hea. Käigukangid asuvad tal siin, need käigunupud. Nii et väga mugavaks on tehtud, ei häiri, ei sega, on väga mugav, siuke nagu käepärane. Kõik on siuke nagu, Volvo nagu väga-väga meeldib. Nüüd ühe reisi võiks teha Euroopasse Volvoga küll. Siin on niivõrd mugav, siuke nagu mugav. Siin kahekesi või vabalt magab ära. Kohvimasin on olemas. Siin on kindlasti külmkapp. Televiisor. Ja. Et saab täiesti vabalt üle elada. Oligi probleem, et kus kohas tänast ööd üle saaks elada. Edasi. Lobisema jääda. Hea. Hea on, kui keegi juhendab. Mingi mats käis kuskil. Jälle käis mats kuskil. Jälle. Kui on vaja natukene puhastada, siis autojuhtidel on selline voolik. Edasi. Edasi. Hea. Edasi. Hea. Ma olen päris hea vist. Kiidavad muudkui. Väga hea. Hea. Hea on ju 3 tegelikult. Väga hea. Kolleeg Portage veos. Ja kuulen peal.
no tervitus, mis mees sina siis oled? No tervist, et mina siis Tauri Lõivet, Baltika Agro autojuhtide meeskonna juht, et hetkel enam igapäevaselt autorooli ei keera, et nüüd ma hoolitsen, et oleks siis juhte, kes siin siis sõidaks nende masinatega. Väga hea, ise aga hakkasid autoga pealt ikkagi pihta selles mõttes, jah? Jaa, et selles suhtes enne Baltika Agro olin auto peal ja Baltika Agros nii-öelda olin ka üks esimesi autojuhte, kes siin nii-öelda alustas. No nii noor mees oled, et juba siis praktiliselt eluaeg olnud autojuht? No põhimõtteliselt, et selles viljavaldkonnas üks 10 aasta nüüd hakkas jooksma, et oma jagu. Mõned mehed ütlevad meil koolitustel ka, et nad on juba 40 aastat veoautojuht olnud, aga kunagi on ju kõik alustanud noorena järelikult, on ju. Väga tubli. Täpselt nii. Aga siin on siis viljaladu, jah? Ja kui vili tuleb siia sisse ja praegu ma vaatan, et ladu on päris tühi. Hetkel jah, nüüd see on veel, ei ole nii palju siia tulnud, aga põhimõtteliselt ta nii jah käib, et meil siis märgvili tuleb siia kuivatisse ja sealt siis me kuiva vilja veamegi siia ümber ja klientidelt, mis siis kuiv vili tuleb samuti siia otse siia telki. Aha. Ja hetkel siis põhiliselt jah on oder sisse tulemas, et oder, niisugune varane talioder, et ja põhimõtteliselt, nagu mina ikkagi kuulsin, et need suuremad viljakogused, need vist kõik ikkagi lähevad kuskile väljamaale lõpuks või? No jah, oder põhiliselt läheb Araabia maadesse suurem osa, et kaamlitele toiduks, et mida? Täpselt nii. Seda me ennem mõtlesime, kuhu kohtane see vili läheb seal tõepoolest kaamlitele toiduks. Enamus Eesti oder jah läheb Araabia maadesse, et uskumatu, mida ma teada sain. Et kuigi palju jah läheb kindlasti mujale ka, aga enamus läheb jah sinna maadesse. No arusaadav, selline see elu on. Põhiliselt jah peale hooaega, et seal november-detsember, et hakkavad põhiliselt need viljalaevad siia laekuma Eestisse, ja siin talvel siis ka neid nii-öelda tilgub vastavalt, et hetkel viljakomplekte on meil 13 tükki, et siin 5 aastat tagasi 3 masinaga me alustasime ja nüüdseks on jah 13 viljakomplekti ja siis ka igasugu muid autosid, kes veab tenti ja muud taustajõud. Nii et see, ütleme, meeskond, veoautojuhtide meeskond on juba üpris suur. Jaa, et küllaltki suureks on juba kasvanud, et circa 15-20 meest ja pluss siis kõik siuksed asendusmehed, kes meil veel abis käib, et pluss siis neid veel circa 10-15 veel abimeest. No, ikka arvestatav. Nii et mida rohkem on veoautojuhte, seda parem. Seda rohkem nad käivad koolitustel. Aga puudus on ikka sellegi poolest. Puudus on, jah? Jaa. Okei. Palju autojuhte siis juurde oleks vaja? No, me ütleme, headele juhtidele ei ütle kunagi ei, et kui täna oleks võtta häid juhte, siis võtame alati vastu, et kuidas nende noortega nagu lood on, et noori tuleb peale autojuhtide poole pealt, ma mõtlen? No võiks kõvasti rohkem tulla, et hetkel tuleb väga-väga vähe. Aga naisi? Ma tean, et teil mõned naised vist on ka tööl veoautojuhtidena, vähemalt üks, kes me kunagi tabasime roolist. Jaa, et meil üks naisterahvas on täitsa meeskonnas olemas, et saab täitsa tublisti hakkama, et pole probleemi, et tulge aga. Okei, mina soovitan ka Baltika Agrosse tööle tulla, kes noored, kes te mõtlete, mida seal kodus teha, siis marss õppima ja tööle. Töö garanteeritud. On nii? Täpselt nii. Ja hea meeskond ka. Tore meeskond. Ja. Eesotsas hea meeskonna juhiga. Täpselt nii. Ja. Täpselt nii. Väike-Maarjas on väga huvitav. Ma ei ole siin mitte kunagi eluses käinud, nii et mida me siit vaatame? Georg Lurichi monument. Paistab, et Väike-Maarjas elas ja treenis Georg Lurich. Georg Lurich oli ei keegi muu kui väga kõva maadleja. Kui mina käisin väiksest lapsest saadik, olen käinud maadlustrennis muudkui, siis ma mäletan väga hästi, mind narriti
Luurichiks. Läksin sugulaste kokkutulekule, seal öeldi mulle, no Luurich, tule siia. Ja nüüd siis Luurichi suur kuju on siin ees. Jaa. Väike Maarjas. Ei oleks uskunudki.